küll nüüd ootamata asja kõik. Esimene. Tere. Esimene tunnistaja on Reijo. Oota. Ta natuke kaamerat ümber sõitib meil. Tere, Reijo. Tere. Konkureerib firma poliitvang, ütleme, represseeritu. Minu partner valimisliidus Südamega Tartu. Kes see siin represseerid on? Eesti Vabariigi justiitssüsteem. Kuidas see välja nägi ja mille eest sa siis vangis olid? Mingi pommiähvardus, mida meil on nagu kaela määriti. Ahah, kuule, kas see on see sama pommiähvardus, mis oli see ERR-i Tartu stuudio? Tegelikult, kui nüüd vaadata täpsemalt sisse kohtudokumentidesse, mida ma hiljem sulle kindlasti saadan meili peale, siis seal on kirjas, et ETV Tartu stuudiost käib jutt. No aga nüüd on Eesti Televisioon ja Eesti Raadio ühinenud ja siin on kokku ERR ja siis... Jah, on juhtunud see, mingil määral võiks vaadata minu otsa, aga mina seda sõnumit ei saatnud, nii et ma võin ainult vaheldada seda, mis on toimikus ja mis kohtuistungil räägiti, sest ma olin neil enam-vähemalt kohal, kohtuistung kestis 5 aastat ja siin me oleme, taastume, et vaadake ringi ja... Kes sul veel siin külas on siis? Mis nemad seal on? 2 tunnistajat on rõdu peal, vaadake ise ringi, võib-olla saate jutule, mul on siin palju raamatuid, võib-olla raamaturiiuli juures võiksin pisut veel juttu rääkida. Ikka, aga lähme vaatame edasi. Tere jõudu! Tere! Marko ka siia? Siia, tere Marko! Marko, sina on siis hetkel Meelise toetaja. No vaata, kutsuti 2 päeva tagasi. Ja teid me ei tunne? Mina olen Meelise sõbranna Erika. Meelise sõbranna Erika? Ja ma tulin ka toetama teda lihtsalt. Aha, teie olete see, kes ukse lahti tegi? Jaa. Yes. Ma mõtlesin, et püha müristab, kuidas see... Jaa, naise hääl on ju. Ja ega hääl on. Jaa, me Meelisega panime pidu viimati koos, et... Et sellele kontserdil, mis meil oli Tartus siis siin Raekoormal, siis Meelis ju käis meil laval jälle ja nagu te kõik teate. No vot, ühesõnaga Meelis Kaldalu tõesti tõusis Eesti avalikkuse huviorbiiti mõni aeg tagasi, kui Tartus oli siis see suur kontsert. Ja sa läksid lavale ja mis sa selle Conchita Wurstiga täpselt tegid siis? Kuule, Taavis, sa oled tööl, eks ju, aga kas võib, tuled korrest, ma teeks ühe joogi lahti ikkagi, et suurepärane sündmus. Sa muidugi võid joogi lahti teha, aga sa läksid natukene praegu ka minu küsimusele vastamisest võikasid eemale. Mis siis juhtus seal lava peal täpselt? Mul on olemas sellest omapoolne versioon, mis on ka videos, et filmisin seda kõike ja mul peaks ütlema, et esimene reaktsioon oli mul, et kõik valgus oli ju super, eks ju. Heli ei olnud nii hea, sest meil on siin samas Tähtvere lõpus ju lauluväljak, kus akustika on tegelikult just mõeldud selle jaoks, aga pilt oli hea, kõik oli väga kiiresti toimus, mul oli tunne, et Conchita tundis mind kohe ära ja me nagu silmadega mängisimegi, sellepärast, et tegelikult võib-olla kõik ei mäleta, et omal ajal siis seisin ma piraatide eest, et täpsemini üks piraadi, see on leht nagu Pirate Bay, selle asutaja oli vangis Taanis samal ajal, kui Conchita selle esines, eks ju. Ja mina vedasin seda kampaaniat, meil oli tegelikult see rahvusvaheline kampaania ja siis jäi nagu minu peale see ülesanne. Ja kui ma olin lava peal, ma siis loomulikult palusin temalt, et suudleme nagu. Eks, et suudleme Conchita. Ma teadsin, et see oleks nagu see, mis aitaks meile saada petitsioonil täis 1 000 000 allkirja. Aga me saimegi 1 000 000 täis, et me kogusime tema avastamaks 1 000 000 allkirja. Ja ma ütlesin talle, et kiss me nagu inglise keeles, eks ju. Ja mul on tunne, et nüüd Tartus ta sai aru, et see on see kutt, eks ju, kes nii-öelda juba tegi mulle ettepaneku 10 aastat tagasi ja mis seal täpselt edasi toimus, ma kahjuks saan ainult advokaadi vahendusel seda kommenteerida, et meil on praegu veel asi lahtine, et teatud jõud nii-öelda on kallutatud, nagu sa tead väga hästi. Mind isegi väga ei huvita, mis edasi sai. Mind huvitab see, et kuidas on see võimalik, et on suur kontsert, palju turvamehi ja siis sina Meelis, kes sa oled ikkagi Eesti julgeolekustruktuuridele tuntud isik. Kuidas sa sinna lava peale said üldse? No kodulinna eelis, koduväljaku eelis puhtalt, et võib-olla pöörame ringi, et on ju siin
uuritud alates Mart Niklusest muuseas, kellel on ka tegelikult praegu väga raske, et ta vajaks linna poolt hooldajateenust, mida talle ei pakuta korralikult ja nüüd oleme mingi teinud ettepaneku, et Lauristini need rahad, mis ta saab Moskvast NSV Liidu rahvasaadikute nõukogu pensioni, et ta selle suunaks siis Niklusele hooldajateenuse saamiseks. Sest et tegelikult on ju ka teada, et ma küsisin muuseas Euroopa Liit 20 aastat konverents oli siin Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi Valges saalis siinsamas Toome Varemetes. Ma küsin Lauristini muti käest, et kas sa elasid selles Konstantin Pätsi korteris, mis oli 40. aastal riigistatud ja Lauristin muidugi lükkas selle ümber, aga mul on siin sama raamaturiiulist tõend selle kohta, kus toona teda ravinud arst kirjutab sellest ja ütleb, et nad ei ela mitte Pätsi majas, aga nad olid endale eksproprieerinud Laidonäri korteri Toompeal. Selles suhtes kõik on tõendatud ja sellega me tegeleme ja kui sa niivõrd palju nagu tegeled selle linnaga, siis noh, ütleme, et Siis kui nüüd selle vastuse alguse juurde tagasi tulles, siis sa teadki, mis nurgast nagu täpselt läheneda ja oledki lava peal. Põhimõtteliselt küll, see toimus ju seal Raekoja Mademetel, et sulle mingi pressikaart ka kaelas ju? Jaa, et mis oli muidugi naljakas, selles mõttes, et kõigil teisel oli käepaelad, aga sul oli pressikaart, kaelakaart ja ikkagi sind lasti lava peale. Ma arvan küll, et tuldi vastu, et lõppude lõpuks, kui me vaatame nüüd seda, just arutasime, et kui mina tegin omale Eklektika festivali Tartus 2004, 2005, 2006, siis meil oli nagu 100 000 eurot, mille eest me panime Jõe trammi tööle, panime raudteejaamast kuni surnuaiani, surnuajal mängis 24 tundi ööpäevas muusikaline installatsioon, meil oli tasuta kino, oli 7 päeva. Noh, ja et 100 000 nagu selle eest ja pluss oli veel, eks ju, jooga rannas kõigile tasuta, aga mõtlesin, et inflatsioon on olnud, aga siis mul lõikas pähe, et kurat, et see oli ju krooni aeg, et meil oli see 100 000 nagu kroonides, et ühesõnaga me tegime nädalase festivali nagu 6000 euroga, kus siis nüüd 360 000 läks ühe kontserdi peale, et potentsiaali on Tartus, et me tõmbame selle kultuuri peale veel tööle, et ma tahan öelda, et Meelisele lähevad asjad korda. Valige mind on minu sõnum. Okei, kuule, aga ühesõnaga see, kas üldse valida saab, see ikkagi minu küsimus on ju. Et põhimõtteliselt Europarlamendi valimised tänase võttepäevaga seoses on vähem kui 2 nädala pärast ja kõik need kandidatuurid on ammu lukku löödud. Kus kohas sa siis oled leidnud nüüd selle nurga, et sa võiks ikkagi kandideerida? Aga lootust annab see Riigikohtu otsus jällegi siit Toomemaa ja teiselt poolelt, et on ju kautsi on ära võetud ühtedelt ja kui on ühtedelt võetud, siis Riigikohus võiks sama mõttekäiku, ta ei pruugi, aga ta võiks seda korrata ka järgnevates otsustes, et kõiki inimesi ma kutsun tegelikult, kas nüüd või praegu hiljem ja nüüdsest alati sellest, et juura on ju muutuv nähtuseks, et siin ei ole nagu mitte midagi paberisse raiutud ja kui mina kunagi käisin siin samas, kui nüüd minna raudtee poole, siis Näituse tänaval on nimel Juriidikum ja seal ma olen ise tunnen huvi raamatute vastu, siis sain sealt ühe raamatu, juuraraamatud väga kallid, 150 eurot on tsiviilõiguse kommenteeritud väljaosa, aga kuskil nurgas oli mingi hunnik neid loenguid Eesti riigi õigusest, Jüri Põld ja neid jagati ära täiesti tasuta, 0 euroga, 0 oli peale kirjutatud ja siit ju tegelikult selgub see, et kui tehti Eesti põhiseadust, siis kõigepealt öeldi, et rahval on nagu aeg 6 kuud, et välja töötada referendumite ehk rahvahääletuste korraldamise kord. Ja kuna 6 kuu jooksul keegi initsiatiivi ei näidanud, siis see jäigi nagu välja töötamata. Põhimõtteliselt ma kutsun inimesi üles nagu ise näitama aktiivsust, et see põhimõtteliselt meil on õigus nagu kõiges osaleda siin riigis. Oot, Marko, kui Meelis saab kandideerida, kas sa hääletad tema poolt? No ma arvan, et miks mitte. Tegelikult Meelist ma tunnen vist kuskil aastast 2004, kui ta hakkas trennis käima. Ja siis ta küsis, et kuidas teha nagu kõuliaastada üleharjutus. Ja siis ma olen hästi tore inimene, ma kutsun ta sünnipäevale, aga ta on väga intelligentne inimene ja ta on väga sihikindel inimene. Kui ta omale midagi päev võtab, siis ta selle ära teeb. Sellepärast, et kõikide tema asjadega ma muidugi ei ole nagu päri, aga noh, inimene elab,
chillib ja tegelikult väga intelligentne, haritud inimene. Ja siis selline küllaltki pohhuist muidugi ka. aga mis need maailmavaated või tõekspidamised siis on, mille osas te nagu põkkute, et sulle päris hästi lähe korda see? No tead, ega me nüüd niivõrd tihti ka, no meil on olnud tegelikult vaimne side pigem selline. Seda, et meil on nagu olnud tegelikult suhtluses praegu vist 2 aastat paus tegelikult. Nii, et ma näen teda praegu nagu jah, et lihtsalt ma sain täna sõnumi, et ma võiksin tulla külla ja kõik on ju. Aga tegelikult tore inimene on, aga ta... Aga ma räägin... Aga temal on vead, ta hilineb. Võib ma räägin aga ära, et Eesti rahvas ka nagu vabandust paluda, et... Nii, võta ise, räägin palun ära, vabandust ära. Et küsimusi tekib, et kus raha saad, kõiki huvitav, kus raha saad, et... Sa ei ole mikrofoni mõnimisega väga hästi aru, ma olen ise, nii, räägi nüüd, kus sa raha saad ja mille eest seda vabandust paluda? Saad meil. No ma tahangi näidata, kuidas ma üldse ära elan, et üks hetk ma võtan kohe selles suhtes nime elamegi, Rahal on oluline tee. et omana põhimõtteliselt. Nagu näed, meil on siin tagi 19 €, aga eile oli võimalik see omandada 1 €-ga, et põhimõtteliselt tänu omanale me elus püsime. Oota, aga siis sa ostad 1 € eest selle tagikese ja siis sa kannad selle või sa müüd selle maha või? Ei, ma kannan seda, see tagi on jumala korralik. No aga see 1 € tuleb ka kuskilt saada või? No 1 € ongi nii, et tegelikult ma arvan, et meil peaks selliseid asju veel olema. Kas sina, Taavi, tead, et kunagi näiteks mina olin just saanud 18-aastaseks, kui ma läksin oma koolivenna Timo Tootsi juurde, keda ma teadsin kui kõvat PHP programmeerijat ja ütlesin, et teeme sellise websaidi, kus inimesed saavad üksteisel üle maailma külas käia ja see kõik on tasuta. Nii. No see oli aasta 1999-8 ja Timo võttis siis ühendust oma hea sõbra Mouga, kes oli veel selline Linuxi taustaga kuju, kes kasutas ainult Dvoraki klaviatuuri, millest keegi aru ei saanud. Ja nad mõtlesid nädal aega või 10 päeva ja Timo tuli minu juurde ja ütles, et kuule Meelis, et me ei saa sellega hakkama. Ja noh, võib-olla see on ka põhjus, miks Timos, kes on tõesti väga tore sell, sai hoopiski kunstnik. Ja mina läksin tööle Tartu Teadusparki pärast seda ja hakkasin tegema üliõpilastele seminari sarjasid, et kuidas leida 1 000 000 esimest kasutajat. Lootsin, et võib-olla pudeneb seal midagi ka minu kaukasse või leian mingisugused paremad vennad, kes aitavad seda teoks teha, aga... Ei ole siiamaani nagu näkanud, jah? No ütleme nii, me vahetasime koostöövormi Teaduspargis, et kuna mul oli muudki teha, ütleme nii, siis me tegime nagu lepinguliselt, ma tegin seda seminarisarja veel nii-öelda OÜ-tasime veits ja peale seda siis noh, hakkasime oma firma alt tegema mingit Eurovisiooni, mitte Eurovisiooni, aga eurotoetusi erinevaid ja olen siis ka tegelenud selliste projektidega nagu Geeking Eestis ja Eesti Mineraalveed, et no aga praegusel hetkel me oleme siis sinu korteris või? No põhimõtteliselt see on minu elukoht, jah. Aga sa ütlesid ka, et sa oled siin viimasel ajal ka pidanud trellide taga täitsa olema või? Jaa, olen küll olnud, et ma meenutuseks paningi selga oma Poolast, millega mind üle anti välja Eesti Vabariigile selle kapteni, mis on kusjuures väga mugav. Natuke hakkab väikseks jääma, ilmselt see vanglaelu ei olnud... No see vabadus on nagu selles suhtes nagu parem. Aga kui kaua sa kinni olid siis? No me olime mõlemad Reioga umbes aasta, aga kui Reiol jagunes see pooleks, pool vangla, pool psühhiaatria, siis mul oli pigem nagu 80% vangla ja 20% psühhiaatria, et need igatepidi testitud. Ja lõpptulemus oli see, et testiti, et oled täitsa normaalne? Võimeline karistust kandma, jah. Ja sa enne siis põgenesid Eestist ja siis kuidagi anti sind välja kuskil või? No tegelikult sellega oli see värk, et see kestis aastaid. Et asi sai alguse sellest, et ma käisin seal juriidikumis uurimas, mis on seadustes selle kohta kirjas. Ja Jüri Ratas ja riigisekretär, kes toona oli, panid rahulikult allkirja alla haldusreformile 2017, mis muutis kõik Eesti kohalikud valimised, pööras nad pea peale.
muutis nad ühtlasi õigustühiseks, sellepärast et valimistulemused jõustusid peale, tähendab haldusreform jõustus peale, haldusreformi jõustumise tähtaeg oli küsimus, et see haldusreform jõustus nagu peale valimistulemuste kinnitamist, aga see tõi kaasa olukorra, kus kõik valimisringkonnad olid, ei vastanud põhiseaduse paragrahvile 156, mis ütleb, et ainult kohalikud elanikud võivad valida linnavolikogu või vallavolikogu. Näiteks meil Tartus valisid Tähtvere valla elanikud Tartu linnavolikogu. Nii, okei, no selle saame aru edasi. Ma tahan jõuda selleni, et kuidas põgenesid ja kuidas sind väljendi. Aga liitumine jõustus siis järgmisel päeval. Ühel hetkel oli jah olukord, kus läksid prokuratuuriga jalad risti, et mind üritati siis üle ligi 4 aastat hullumeelseks tunnistada, millega ma ei olnud nõus, millest tekkisid mul ka siis riikliku kaitsetasud. Ma üritasin umbes 10 korda andsime kohtule nagu ja 2 korda Riigikohtus taotluse riiklikult määratud kaitsest loobuda. Kui see mul õnnestus, siis läks suhteliselt kiiresti lõpuni. Põhiseaduse vastasust absoluutselt ei arutatud ja lõppude lõpuks siis ma tõstan käed üles, et mina ei ole nagu mitte midagi valesti teinud. Ja kuna mina leidsin, et mulle keeldutakse õiglasest kohtumõistmisest, ma ei olnud nõus ennast hulluks laskma tunnistada, siis ja prokuratuur oli juba teinud avalduse minu jalavõrud taas nagu mind vanglasse paigutada, siis ma läksin vabatahtlikuks Ukrainasse, täpsemini Poola ja Ukraina piirile, kus toona siis 2022 alguses oli hästi palju põgenikke, 1000 põgenikke päevas ja töötasin seal mingisuguse screenijana, kes otsis siis nagu erivajadust vajavaid, 1000 inimest päevas oli igasuguseid inimesi ja sain seal töötada üle kuu aja, ligi 2 kuud täpsemini ja siis juhusliku dokumentide kontrolliga, millest ma kunagi peaksin kirjutama, sest et see kõik oli niivõrd jabur ja sürreaalne, paigutati mind siis Poola vanglasse, kus oli ka väga hariv. Ja siis sealt anti sind Eestile välja? Anti küll, jah. Kuigi Poola ei tohiks tegelikult poliitilistel põhjustel välja anda, see on nüüd põhiseaduses kirjas, aga meie liitlassuhted tingisid selle, et mind visati lennuki peale ja Helsingi lennujaamas ma üritasin põgeneda. Aga ei õnnestunud? No õnnestus nii kaua, kuni jah, ei õnnestunud. No nagu sa ütlesid, siis me võime siin julgelt natuke ringi ka vaadata selles korteris. Sa juba juhtisid tähelepanu raamaturiiulile, aga kui ma sinna nurka vaatan, siis seal on päris palju erinevaid muusika tegemisega seotud asju, et sa teed muusikat ka või? No ikka oma lõbus kindlasti, et muusika on naabritelegi midagi, mida jagada, et. Aga äkki sa laulad midagi või mängid või? Ma tahaks lugeda ühe luuletuse võib-olla. Luuletuse võib ka, aga sa kuidagi seda saata ei taha, kui sul selline õpirennика siin. Ma ei olnud nagu valmis, kas sa oled nõus pausi tegema, ma panen pilli hääle? Jah, ikka, muidugi. Davai, teha nii.